30 aastat. Just nii kaua on möödunud viimasest korrast, kui planeedid asetusid täpselt sellesse asendisse, mis saabub 21. juunil. 30 aastat. Terve põlvkond. Ja enamik inimesi elab selle päeva läbi nagu iga teise. Ärkab, joob kohvi, vaatab telefoni, läheb tööle. Ei tea midagi. Ei tunne midagi. Ei tee midagi. Aga sina kuulad seda. Ja see ei ole juhus. 21. juuni on kuupäev, mida on teadnud kõik tõelised positiivistid inimkonna ajaloos. Vanaesti nõiad, Stonehenge'i ehitajad, Egiptuse preestrid, keldi druidid. Nad kõik keerasid oma templi, oma kivi, oma rituaali täpselt selle hetke poole, mil päike saavutab kõrgeima punkti. Nad ei teinud seda kogemata. Nad teadsid midagi, mida tänapäeva kooliprogramm ei õpeta. Miks see päev on teistest erinev? Mida täpselt avab see portaal? Ja mida pead tegema täna? Mitte homme, mitte järgmisel aastal, vaid täna, et see aken sulle avatud jääks. See, mida sa kohe kuuled, on teave, mida on hoitud kinniste ringkondade sees põlvkondi. Mitte sellepärast, et see on ohtlik, vaid sellepärast, et see on liiga võimas neile, kes ei ole valmis. Aga maailm on muutunud ja sina oled siin. Seega oled valmis. Jaanipäev ei ole lihtsalt pidustus. See on kvanttransitsiooni punkt. Ja sul on täpselt üks võimalus aastas seda väravat kasutada. See, mida sulle koolis õpetati, on ainult poole tõde. Sulle õpetati, et jaanipäev on eestlaste rahvuspüha. Lõkked, laul, pärjad, öö ilma pimeduseta. Ilusad pildid kodust, maast, traditsioonist. Ja see on tõsi. Aga see on ainult see, mis on nähtav, pinnapealine. See, mis on lubatud öelda kõigile. Sügavamat teadmist ei jagatud kunagi rahvamassidele. Seda teadsid targad, maanõiad, metsarahva juhtijad. Nemad teadsid, et 21. juunil ei avane mitte ainult taevas. Avab enda kohal inimene ise. Tema energiakeha, tema veresugulus esivanematega, tema seos selle maaga, millel ta seisab. Vanaesti traditsioon hoidis seda teadmist hoolikalt. Sõna quote, 0, tuleb heebrea nimest, mis tähendab quote, 1. Kuid see laen tuli hiljem, kristluse ajal. Algupärane Eesti käsitlus sellest päevast räägib hoopis teisest jõust. Räägib suurest valguse lainest, mis kord aastas läbib kõike elavat. Räägib hetkest, mil nähtamatu maailm ja nähtav maailm on üksteisele kõige lähemal. Mil esivanemad kuulevad su häält selgemini kui kunagi muidu. Mil su soov ei kanna mitte ainult sõnade jõudu, vaid ka kogu selle päeva kosmilise võimenduse jõudu. Miks siis see teadmine kadus? Kes võttis selle ära? Vastus on ebamugav. Aga sa pead seda teadma, et mõista, mida sul täna käes on. Aastal 1219 ristisõitjad saabusid. Aastal 1227 oli Eesti ala Liivi ordu kontrolli all. Sajandite jooksul keerati süstemaatiliselt kinni kõik kanalid, mille kaudu põlisrahvas edastas oma sügavamaid teadmisi. Nõiad põletati, metsapühakohad hävitati, laulud, mis kandsid endast tegelikke koodisõnu, need asendati neutraalsete versioonidega, mis kõlasid ilusasti, kuid olid kaotanud oma funktsionaalse jõu. See ei ole vandenõuteooria. See on dokumenteeritud ajalugu. Saksa kirikukirjad mainivad korduvalt, mida tuli hävitada. Mis täpselt need kombestikud olid? Millised rituaalid olid nii ohtlikud, et nende eest põletati inimesi? Need olid täpselt need rituaalid, mis andsid inimesele otsese ühenduse
oma sisemise jõuallikada. Mitte kirikuga vahendatud ühenduse, otseühenduse. Sest inimene, kes teab, kuidas ise ühenduda, ei vaja vahendajat. Ja vahendajata inimene on vaba. Vaba inimene on kontrollimatu. Aga mitte kõike ei suudetud hävitada. Mõned asjad jäid. Peideti rahvalauludesse, muinasjuttudesse, lõkketraditsiooni sisse. Peideti just nii, et pealtnäha tundus see süütu rahvakomme, kuid tegelikult kandis see edasi täpse instruktsiooni. Milline instruktsiooni? See on täpselt see, mida me täna lahti pakime. Sinu keha ei tea, kui vana see on. See on üks kõige olulisemaid asju, mida teadus viimase 30 aasta jooksul on avastanud. Rakk ei kanna endas kalendervanust. Rakk töötab ainult ühel süsteemil. Keskkond, mida ta tunneb. Kui keskkond ütleb quote, siis rakk lülitub kaitserežiimi. Kui keskkond ütleb quote, siis rakk lülitub generatiivse režiimi. Bruce Lipton, Ameerika rakubioloog, nimetas seda avastust teaduseks sellest, kuidas keskkond, sealhulgas meie enda mõtted ja emotsioonid, lülitavad geenid sisse ja välja. See ei ole New Age müstika. See on biokeemia, mis avaldati tippajakirjades. Mida see tähendab praktiliselt? See tähendab, et sinu keha on alati kohandatav. Alati. Isegi täna. Ja nüüd kuula. 21. juunil toimub midagi, mis ei ole ainult sümboolne. Päikese asukoht, päeva pikkus, elektromagnetiline väli maapinna kohal. Kõik need muutuvad mõõdetavalt. Uuringud näitavad, et maa magnetväli kõigub päikese aktiivsuse suurenemisel, mis omakorda mõjutab inimese autonoomsesse ehk tahtele allumatut närvide süsteemi. Seda, mis reguleerib su südant, immuunsüsteemi, seedimist. Vana Eesti nõiad ei teadnud midagi autonoomsest närvide süsteemist, aga nad teadsid täpselt, mida teha selles aknas, mil maa pind on, quote, 6. Ja see, mida nad tegid, vastab täpselt sellele, mida teadus täna soovitab immuunsüsteemi ja seadistamise tasakaalustamiseks. Kas see on juhus? Või on see midagi palju sügavamat? Sul on praegu sees programm, mida sa ise ei kirjutanud. See on ebamugav tõde. Aga see on tõde. Sinu esivanemad elasid läbi asju, mida inimene ei tohiks üle elada. Näljahädad, mille ajal söödi koore. Küüditamised, mil pered rebid sakstükke. Sõjad, mil naabreid tapeti tihti ükskõiksete silmade ees. Need inimesed elasid üle. Ja nad elasid üle just sellepärast, et nende keha käivitas hädaolukorra programmi. Ole valvel, ära usalda, hoia ressursse, vaibu kiiresti. See programm päästis nende elu, aga see pärandati edasi. Mitte jutu kaudu, katsete kaudu, mille tagajärgi on uurinud epigeneetika teadusharu. Rachel Yehuda, New Yorgi neuroteadlane, uuris holokaustist ellu jäänute lapsi ja lapselapsi. Tema uurimistulemus oli šokeeriv. Nende järeltulijate hormoonitasemed, eriti stressi ja ärevuse hormoonitasemed, olid mõõdetavalt erinevad inimestega, kelle perekond ei olnud traumat kogenud. Täpselt sama muster. Läbi põlvkondade. Eesti rahvas on läbi teinud midagi, mis on võrreldav sellega, mida Yehuda uuris. Ja enamik eestlasi kannab endas seda biokemilist koodi praegu, täna, selles hetkes, ilma et nad seda teaksid. Kood, mis ütleb, oota, ära usalda, pea vastu, ole väike. Jaanipäeva rituaal, tõeline rituaal,
mitte ainult lõkke ümber tantsimine, on täpselt selle koodi murdmiseks mõeldud. Mitte sümboliliselt, bioloogiliselt. Mida sina oled oma esivanematelt saanud? Milliseid programme käivitad sa automaatselt, ilma et mõistad, et need ei ole sinu omad? Ükski portaal ei amane kahel ühteajal. See on üks sügavamaid seadusi, mida suulised traditsioonid on põlvkondade kaupa edastanud. Kaos ja kord ei saa korraga eksisteerida. Tuli ja jää ei saa korraga toita. Ja sina ei saa olla nii vanas programmis kui ka uues ühteajal. Jaanipäev on täpselt see piir. Üks pool, kõik mis oli. Teine pool, kõik mis saab olla. Ja lõke on selle piirimärk. Keldidruidid kasutasid päikesepöörde lõkkeid täpselt selleks otstarbeks. Vanaseisundi rituaalle põletamine. Nad ei põletanud ainult puitu. Nad põletasid sümboolselt selle, millest lahti tuli lasta. Haigused, hirmud, vanad lepingud. Sõnad, mida poleks pidanud ütlema. Kõik, mis oli talve jooksul kogunenud. Kõik, mida keha kandis, kuid mis ei kuulunud enam tulevikku. Eesti põlisrahva kombed olid sama struktuuriga, kuid veidi erineva süsteemiga. Siin ei olnud rituaali läbiviiv preester eraldi inimene. Rituaali viis läbi iga inimene ise. See on oluline erinevus. See tähendab, et Eesti traditsioonis ei vajanud inimene vahendajat oma ühenduse loomisel suurema jõuga. Iga mees, iga naine, iga laps seisis lõkke ees isiklikult ja isiklikult tegi läbimurde. Kas see iidne muster on praegu sulle kättesaadav? Kas sa tead, mis täpselt selles rituaalis töötas? Ja miks? Jaanipäeva öö ei ole tavaline öö. 21. juuni on põhjapoolkera astronoomiliselt pikim päev. Soomes näeb sel ööl päikest isegi kesköine vaataja. Eestis läheb taevas hämarusse, kuid mitte pimedusse. Seda seisundit nimetatakse valgeks ööks. Ja see ei ole ainult ilus nähtus. Melatoniini ehk une ja une reguleerimishormooni tase langeb selle öö jooksul mõõdetavalt madalamale tasemele kui aasta jooksul. See tähendab, et aju on sel ööl teistsuguses seisundis. Mitte unises, ärkvel, kuid eriliselt ärkvel. Teadlased kirjeldavad seda seisundit kui seisund kahe teadvuse vahel, mil alateadvus on tavapärasest kättesaadavam. Sufi traditsioonid nimetasid seda seisundit lähenemiseks, äratundmise eelseisund, mil ego kaitsemehhanismid lõdvenevad. Tiibetilikud meistrid kasutasid spetsiaalselt kujundatud öövalguse rituaale täpselt sama lävepinna kasutamiseks. Nad teadsid ilma neuroteaduseta, et selles seisundis on programmeerimine, kas positiivne või negatiivne, palju efektiivsem. Ja Eesti vanavanemad teadsid seda samuti. Nad ütlesid, see ei olnud tühine usk. See oli täpne kirjeldus sellest, mis toimub, kui inimene siseneb kerge uinutikulaatsesse seisundisse ja annab endale sel hetkel tugeva kavatsuse. Mida sina tahad sel ööl näha? Mida tahad, et täituks? 30 aastat tagasi viimati, 30 aastat pärast ja praegu, siin, selles ajahetkes, avab ennast midagi, mida ei saa osta, planeerida ega edasi lükata. Maailma traditsioonid on ühel meelel selles punktis. Kosmilised aknad ei oota. Need avanevad. Need püsivad hetke ja need sulguvad. Mitte karistuseks, mitte hirmutamiseks. Lihtsalt seetõttu, et universum töötab tsüklite, mitte lineaarse aja järgi. Ja tsükkel liigub edasi, olenemata sellest, kas sa oled sellega kaasas või mitte. Aastal 1993
oli viimane kord, mil see kombinatsioon eksisteeris. Mis toimus sinu elus siis? Kus sa olid? Mida sa tahtsid, aga ei saanud? Ja aastal 2054 avab see aken taas. Aga selleks on sul 30 aastat oodata. Astroloogias on selle tsükli taga Saturni ehk Kronosse suure tsükli lõikumine päikesepöördega. Kronos on aeg ise. See planeet, mis esindab kõike seda, mida oled teinud ja tegemata jätnud. Kõiki struktuure, mis toetavad või piiravad. Kõiki lepinguid, mis on allkirjastatud nähtamatule. Kui Saturni tsükkel kohtab päikesepöörde energiat, tekib midagi, mida astroloogid on nimetanud iga kavatsus, iga tegu, iga valik selles aknas kannab endas umbes 10–12 aastase puhul normaalse jõu asemel mitmekordselt võimendatud potentsiaali. See ei tähenda, et midagi juhtub automaatselt. See tähendab, et seemne, mille sa nüüd mulda paned, idaneb 10 korda sügavamalt ja kiiremini. Aga seemne pead sa ise panema. Mida sina tahad sel ösaksingutel kasvada? Tuli on iidne tõlk. See ei ole metafoor. See on füüsika. Tuli on ainuke element, mis eksisteerib vahepealse seisundina. Mitte tahke, mitte vedel, mitte gaas. Tuli on muutumise protsess ise, nähtavaks muudetud. See on põhjus, miks kõik kultuurid kõigil mandritel on kasutanud tuld rituaalides. Mitte seetõttu, et see on ilus, vaid seetõttu, et tuli resoneerib inimese sisemise muutumisprotsessiga. Eesti sõna quote tuleb tüvest, mis tähendab quote, vabastamist, lõdvaks laskmist. See ei ole juhuslik. Keeles on säilinud teadmine, mida rituaal tegelikult teeb. See laseb lõtvuda, lõdvaks, lahti. Taosistlikud meistrid kirjeldasid sama protsessi läbi mõiste quote, mitte tegutsemine, mis on kõige võimsam tegevus. Mitte passiivne leppimine, vaid aktiivne loobumine sellest, mis takistab voogu. Jaaniõhtu lõkke on täpselt see, organiseeritud rituaalse kavatsusega loobumise hetk. Mitte surrender nõrkusest, vaid surrender teadmisest, et suuremal jõul on parem koordinatsioon kui sinu egol. Vanaesti nõiad lisasid lõkkesse taimi, mida olid spetsiaalselt valitud. Naistepuna, mis kaitseb energiakanalit, kadakas, mille suits on teaduslikult tõestatud antimikrobiaalse toimega. Keha puhastas end suitsuga ka mikrobioloogilisel tasandil, mitte ainult sümboolselt. Koirohi, mille ühendit Artemisin, nimetatakse tänapäeva farmakoloogias üheks võimsaimaks looduslikuks antimalaaria aineks. Nad teadsid, mida tegid. Täpselt. Kas sina tead, mida teed, kui seisad lõkke ees? Jaanipäev on sinu kehale oluline. Kesköiste lõkete juures istumise traditsioon ei ole ainult romantiline. See on täpne bioloogiline protokoll. Uuringud kronobioloogia valdkonnas, teadus, mis uurib bioloogilisi rütme, näitavad, et inimkeha läbib suvel ja talvel erinevaid tsükleid mitte ainult meeleolus, vaid ka immuunsüsteemi aktiivsuses, rakkude regeneratsioonis ja näärmetöö tasemetes. Talvel pimedal ajal langeb serotoniin, tõuseb melatoniin, keha aeglustub. Suvel, suure valguse ajal, toimub vastupidine. Keha lülitub kasvurežiimi. Jaanipäev on selle kasvurežiimi haripunkt. Päikeseenergia on kõige kõrgemal. Ja kui sa sel hetkel istud väljas, liigud, laula, oled teiste inimestega, sa saad selle energia kätte otsese kontakti kaudu. D-vitamiin, oksütotsiin, endorfiin, kõik on sel ööl loomulikult kõrgemad. Aga vanaesti traditsioon lisas sellele midagi, mida biokeemia ei mõõda, kuid mida see ei saa ka ümber lükata.
kavatsuse kihi. Rituaal ilma kavatsuseta on ainult lõbus. Rituaal koos kavatsusega on tõeline töövahend. Mitu korda oled sa jaanipäeva veetnud ilma teadliku kavatsuseta? Mitu korda oled läbi elanud selle suurima energiaakna aastast, ilma et oleksid kasutanud seda, mis sul käes oli? Seal on midagi, millest keegi ei räägi. Kui keldi druid seisis päikesepöörde hommikul Stonehenge'i kivide vahel ja vaatas, kuidas päikese valgusvihk tabab täpselt seda üht kivi, ta ei mõelnud sellest kui ilusast vaatepildist. Ta mõtles sellest kui tõendist. Tõendist, et ta on ühendatud. Et universum teab, kus ta on. Et ta on nähtav kõrgematele jõududele. See on see, mida tänapäeva inimene on kaotanud. Mitte rituaali vormi, mitte lõkke, mitte pärja, vaid tunnet, et oled nähtav. Et sinu kavatsust kuulatakse. Et sa ei ole selles maailmas üksinda tegutsev eraldi saar, vaid osa suuremast, elust võrkudest, milles sinu panus on oluline. Eesti rahvaluule on täis hetki, kus inimene on ühenduses looduse, esivanematega ja suure väega. See pole nimi, mis pandud ühele religioonile, vaid kirjeldus kogemusest, mida jaanipäev annab. Olete kunagi tundnud, et jaani õhtul on midagi erinev? Et see öö tundub teisiti? Et mõtted on selgemad, tunded tugevamad, hetk reaalsem? See ei ole illusioon, see on tegelik neuroloogiline ja energiline seisund. Ja see seisund on olemas täpselt selleks, et sa kasutaksid seda. Miks siis enamik inimesi kasutab seda ainult tantsuks ja suitsulõhnaks? Nüüd, tule koos minuga sinna, kuhu enamik inimesi kunagi ei jõua. Seal on üks asi, mida vanaeesti traditsioon õpetas ja mida kristlus ei suutnud täielikult kustutada, sest see peideti nii sügavale rahvapärimusse, et see nägi välja nagu mängulustitamine. Jaanilill, naeris, pärg, kaste. Need ei ole ainult sümbolid. Need on töövahendid. Naeris, mida jaanipäeval maha pandi, sümboliseeris sügavust, millegi kasvatamist, mis on nähtamatu, mis kasvab maa all, kuid millest toitub kõik, mis on näha. Jaani õhtul maasse pandud seeme ei olnud ainult toidutaim. See oli rituaalne lubadus. Ma usaldan toitu seda, mis ei ole veel näha. Jaani pärg, mis tehti 7 erinevast lilledest, oli täpne formatiiv. 7 lillede valik ei olnud juhulik. Igal lill kandis endas erinevat kavatsust, erinevat energiapotentsiaali. Lavendel, rahu. Naistepuna, kaitse. Kummel, tervendus. Ristik, küllus. Kelluke, selgus. Roos, armastus. Kadakas, puhastus. 7 elementi, 7 kavatsust, 7 kapuutsi, läbi millede kandja kutsus aastaks enda ellu neid jõude. Inimene, kes tegi selle pärja teadlikult, mitte ainult käsitöö mõistuses, vaid teadvuse täieliku kohalolekuga, programmeris sel ühel ööl oma energiakeha terveks aastaks ette. Mitte soovitud, vaid tellitud. Täpse instruktsiooni järgi. Täpse materiaalsusega. Kas see kõlab uskumatuna? Mõtle hetkeks, mis sa tead epigeneetikast. Mõtle sellele, mida kavatsus teeb rakkudele. Mõtle sellele, mis juhtub, kui inimene viibib tundide kaupa erilises seisundis ja annab selge käsu oma bioloogiale. See ongi see, mis toimus. Aga miks ei pea kõik inimesed sellest aru?
sellepärast et teadmine ilma kontekstita on lihtsalt fakt. Fakt ilma kogemuseta on lihtsalt sõna. Sõna ilma praktikatasandasanda on lihtsalt heli. Suulised traditsioonid ei edastanud teadmist läbi raamatute. Nad edastasid läbi kogemuse. Noormees, kes esimest korda seisis jaanitule ees, ei saanud loengut. Ta seisis kõrval, vanema inimese kõrval. Inimese kõrval, kes teadis, mida teha. Ja ta nägi, kuidas tehakse. Ta tundis, kuidas tehakse. Ta koges seisundit, mida ei saa sõnadesse panna. See on see, mis on kadunud. Mitte informatsioon. Kogemus. Aga täna on võimalus midagi tagasi tuua. Mitte täielikult, sest täielikuks taastumiseks vajaksid sa kõrvale tarka vanainimest, kes teab. Aga osaline taastus, teadlik kavatsuslik jaanipäev on parem kui jaanipäev teadvuseta. Ja see on täpselt see, mida sa täna käes hoiad. Instruktsiooni. Osalise, kuid töötava instruktsiooni. Süsteem ei taha, et sa teaksid seda. See on oluline punkt. Mitte süsteem mõttes ebamäärane vandenõu, vaid konkreetne struktuur, mis on arenenud sajandite jooksul. Struktuur, millel on kasulik hoida inimesi eraldatuna oma sisemisest jõuallikast. Mõtle. Mis juhtub inimesega, kes on leidnud oma sisemise ühenduse, kes on läbinud rituaalse puhastuse, kes teab, kuidas kutsuda enda ellu seda, mida ta tahab, ja vabastada see, mida ta enam ei vaja. Selline inimene ei vaja välist kinnitust. Ta ei vaja kellegi luba. Ta ei vaja institutsiooni, mis ütleks, mis on lubatud ja mis mitte. Täpselt seetõttu põletati nõiad. Täpselt seetõttu keelati rahva pühad või kohandati need alla nii, et neist jäi alles ainult vorm. Lõkke jah, aga sügavust mitte. Täpselt seetõttu ei ole koolis ainet, mis õpetaks sulle, kuidas oma energiaseisundit juhtida, kuidas töödelda pärilikke traumasid, kuidas kasutada looduslikke tsükleid oma elu kujundamiseks. Aga teadmine ei hävine kunagi täielikult. See peitub, muutub vormi, ootab. Ja täna see teadmine on siin, sulle. Mitte kõigile, neile, kes otsivad. Kas oled valmis kasutama seda, mis sul nüüd käes on? Nüüd tuleme me praktiliseks. Kõik teave, mida oleme läbinud. See ei ole ainult ajalugu ja teadus. See on kontekst, et sa mõistaksid, miks see, mida sa kohe saad, töötab. Sest instruktsiooni saab kasutada ka ilma kontekstita. Aga kontekstiga kasutaja saab 10-kordse tulemuse. 21. juunil, täpselt päikesepöörde hetkel, mille kuupäev on sel aastal selgelt tähistatud, on sul käes 3 tundi, mis on energeetiliselt kõige võimsamad. Need 3 tundi on ajavahemik 1 tunnist enne päikeseloojangut kuni 2 tunnini pärast südaööd. Mis sa teed nende 3 tunniga, määrab, millised seened istutad terveks järgmiseks tsükliks. Mitte metafoorselt, bioloogiliselt, energeetiliselt, kvantfüüsika tähenduses. Selles aknas antud kavatsus jõuab süsteemi sügavamale. Selles aknas tehtud valik kannab endas suuremat kaalu. Selles aknas kogetud emotsioon registreerub kehas selgemini. Enamik inimesi veedab need 3 tundi ilue jalutades, alkoholi juues, ilusa tunde taga ajades. Kõik need on kehtivad valikud, aga sina tead nüüd rohkem. Nüüd teen sinuga midagi, mida ei ole selles videos varem tehtud. Praegu, selles hetkes, viime läbi lühikese ettevalmistuspraktika. Mitte täieliku rituaali, see tuleb jaanipäeval ise. Aga ettevalmistuse, mis paneb su keha ja meele juba praegu resoneerima sellega, mis on tulemas. Loe seda edasi ainult siis, kui oled valmis selleks täit tähelepanu andma. Mitte tausta kõlades, mitte süüa tehes. Täit tähelepanu. Kui sa ei ole praegu selles seisundis,
pane video pausile. Tule tagasi siis, kui oled. Valmis? Sulge silmad. Ära sulge veel. Kuula esmalt instruktsiooni läbi, seejärel tee. Instruktsiooni esimene samm. Istu sirge seljaga. Jalad põrandal. Käed lõdvalt põlvedel. Ära risti jalgu ega käsi. See on kehamärk suletud asendist. Me tahame avatud asendit. Instruktsiooni teine samm. Hinga sisse 5 loendeni. Hoia 2 loendit. Hinga välja 8 loendeni. Korda seda 3 korda. See ei ole lihtsalt löögastustehnika. See aktiveerib täpselt selle osa autonoomsest närvide süsteemist, mis vastutab immuunsüsteemi ja taastumise eest. See lülitab sind tegutsemisrežiimist avatud vastuvõturežiimi. Instruktsiooni 3. samm. Kujuta ette, et seisad enne lõkke ees. Lõke on suur, soe, kindel. Sa tunned soojust näol. Kuuled tulepraginat. Lõhnad suitsu. Selles kujutluspildis küsi endalt, mis on see üks asi, millest ma pean lahti laskma enne, kui saan liikuda edasi? Ära otsi keerulist vastust. Esimene vastus, mis tuleb, see on tõene. Instruktsiooni 4. samm. Kujuta ette, et see asi on sul käes. Füüsiline objekt, mis esindab seda asja. Sa hoiad seda kätes. Sa tunned selle kaalu. Ja siis sa viskad selle tulde. Kujuta selgelt ette, kuidas see läheb tulle. Kuidas tuli selle vastu võtab. Kuidas suits tõuseb üles. Seda ei ole enam. Instruktsiooni 5. samm. Samas kujutluspildis, sama lõkke ees. Küsi, mis on see üks asi, mida ma tahan sellesse aastasse kutsuda? Jälle, esimene vastus. Tõene vastus. Üks asi. Kujuta ette, kuidas see asi astub tulesära poolt sinu poole. Sinu käed avanevad. Sa võtad selle vastu. See on sinus. See on sinus nüüd. Ava silmad. See, mida sa just kogesid, ei olnud visualiseerimine tavalises tähenduses. See oli ettevalmistusrituaal. Sa tegid jaanipäeva eel kataloogi, mida lahti lasta, mida vastu võtta, ja su keha registreeris selle. Su alateadvus registreeris selle. Kuidas sa ennast praegu tunned? Kus su kehas on midagi muutunud? Nüüd räägime jaanipäeva enda rituaalist. Täpsest. Samm sammu haaval. Sa ei vaja lõkkeks kuldseid küünlaid ega eksootilisi taimi. Sa ei vaja erilist rituaali kohta. Sa vajad 3 asja. Tahet, tähelepanu ja õiget struktuuri. Päeva esimene osa algab enne päikeseloojangut. Leia hetk, mil sa saad kõndida väljas. Metsas, pargis, jõe ääres. Kus iganes on loodusliku keskkonna energiat. Kõnni vaikuses vähemalt 30 minutit. Ära kõnni sihikindlalt. Kõnni tähelepanutega. Tähelepane, mida sa näed. Mida sa kuuled? Mida tunned oma jalgade all maa? Selle kõnnaku eesmärk on üks. Viia su tähelepanu minevikust ja tulevikust praegusse hetke. Sellesse kehasse, sellesse maasse, sellesse hetke. Kui sul ei ole võimalik kõndida, istu väljaspool 10–15 minutit ja vaata taevast. Ainult taevast. Ilma telefonita, ilma muusiketa. Lihtsalt taevas ja sina. See on esimene samm. Maandamine. Teise osa tegemiseks sul on vaja 1 lehte paberit ja kirjutamisvahendit. Kirjuta üles 3 kategooriat. Esimene. Mida ma tahan lahti lasta? Teise.
mida ma tahan kutsuda. 3. mida ma luban iseendale. Iga kategooria all kirjuta 1–3 asja. Mitte pikalt, lühidalt, täpselt. Ma lasen lahti vajadusest kontrollida tulemust. Ma kutsun oma ellu finantsilist vabadust. Ma luban endale eksimusõigust. See ei ole soovide nimekiri. See on kavatsus kirjutamise kaudu materialiseeritud kujul. Kirjutamise akt muudab abstraktse konkreetseks. Konkreetne talletub mällu teisiti kui abstraktne. Ja mälu, sinu bioloogiline mälu, töötab konkreetsete käskudega paremini kui ebamääraste soovidega. Kui sa ei suuda jaanipäeval lõkket teha, põleta see paberileht küünla kohal. Jälgi, kuidas see sulab. See on sama protsess. Kui sul on lõke, see on ideaalne. Istu lõkke ees. Hoia paberit käes. Loe oma loendid üle korra. Mitte peas, valjusti. Valjusti ütlemine aktiveerib erinevad ajupiirkonnad kui ainult lugemine. Ja seejärel viska paber tulle. Jälgi, kuidas see läheb. Jälgi, kuni ei ole enam tuhka. See on teine samm. Vabastamine ja kutsumine. 3. osa toimub sel ööl enne magama minekut. Sa kirjutad ühe lause. Ainult ühe. Mitte loendit. Ühe täieliku lause. See lause kirjeldab sinu elu 1 aasta pärast, täna kuupäevast. Kirjuta see oleviku lauses, mitte tuleviku lauses. Mitte ma tahan, vaid mul on. Mitte ma loodan, vaid ma olen. Mitte ma püüan, vaid ma teen. Näide, mis on ainult struktuur, mitte sisu. Ettekirjutus. Ma elan oma väärtuste kohaselt ja tunnen iga päev, et mu töö loob tähendust. Sisu on sinu. Struktuur on kindel. Olevik, kindel kõneviis, positiivne formuleering. Pane see paberitükk millegi alla. Diivani alla, padja alla, raamatupleki alla. Kus see on kaitstud, kus sa ei vaata seda iga päev. Ja lase sel olla. See on 3. samm. Külvamine. 3 sammu. Maandamine, vabastamine ja kutsumine. Külvamine. See on täielik struktuur, mida vanaeesti nõiad kasutasid jaanipäeval. Lihtsustatud, tänapäeva konteksti kohandatud, aga funktsionaalselt sama. Inimene, kes läbib selle 3-astmelise rituaali teadlikult, ei ole sama inimene, kes algas seda ööd. See ei ole müstika. See on neuroplastilisuse põhimõte rakendatuna rituaali kaudu. Iga kord, kui inimene teeb midagi kavatsuslikult ja emotsionaalselt olulisel hetkel, see kogemus märgistatakse ajumälus tähtsana. Tähtis kogemus jätab sügavama jälje kui tähtsusetud kogemused. Sügav jälg tähendab, et uued käitumismustrid, uued uskumused, uued emotsionaalsed vastused saavad rohkem ruumi kui vanad, pinnapealselt kirjutatud. Jaanipäev on looduslik võimendaja sellele protsessile. Mitte maagiline, bioloogiline. Aga bioloogiline ei tähenda vähem võimas. Mõnikord on bioloogiline mehhanism kõige võimsamad mehhanismid, mis meie käsutuses on. Inimesed, kes regulaarselt kasutavad selliseid üleminekupunkte, kas jaanipäev, aastavahetusrituaal, sünnipäeva märkimine teadlikult, raporteerivad uuringutes märkimisväärselt kõrgemat enesemotivatsiooni, eesmärkide saavutamise määra ja üldist rahulolutaset kui inimesed, kes ei tee neid markereid. See ei ole kokkulangevus. See on struktuur. Sina oled juba siin. Sina oled juba alustanud. Fakt, et sa kuulad seda, on oluline teave.
Inimesed, kes otsivad sügavamaid vastuseid, neil on põhjus. Vastused ei tule juhuslikult. Need vastavad küsimusele, mida oled esitanud. Mõnikord teadlikult, mõnikord kehaga, mõnikord ainult oma kohaloluga selles maailmas. Sa oled juba midagi aktiveerinud. Küsimus on ainult selles, kas sa kasutad seda, mis on sul nüüd käes. Üleminekud ei ole ainult sümboolsed. Iga kord, kui inimene teadlikult otsustab, et ta muutub, et ta lahkub vanast seisundist ja astub uude, keha käivitab konkreetsed biokeemilised protsessid, mis toetavad seda muutust. See on dokumenteeritud. See on mõõdetav. See töötab. Kuid üleminekud vajavad markert. Aju vajab selget piiri, et öelda, seal lõppes vana ja siin algab uus. Jaanipäev on see marker. Lõkke on see marker. Rituaal on see marker. Ilma markerita jääd kavatsus abstraktseks. Abstraktne kavatsus on ainult unistus. Unistuse täitumine sõltub ainult nii õnnelikust sattumisest, mitte teadlikust sammist. Teadlik samm, see on see, milleks sa oled nüüd valmistunud. Lõpeta nüüd silmad kinni. Ainult 10 sekundit. Ja küsi iseendalt üks küsimus. Kes ma olen pärast seda jaanipäeva? Ära otsi vastust. Lase vastusel tulla. Mida sa nägid? Kirjuta see alla. Kohe. Enne kui see lahkub. See on su esimene samm. Nüüd on aeg otsustada. Sa kuulsid täna teadmist, mis on peidetud sajandite vanusesse rahva pärimusse ja mida tänapäeva teadus toetab iga aastaga üha tugevamate tõenditega. Sa said instruktsiooni, täpse 3-astmelise rituaali, mida sa saad kasutada juba 21. juunil. Aga teadmine ilma tegevuseta on ainult meelelahutus. See on huvitav. See jääb meelde mõneks tunniks ja siis kaob. Ja järgmine jaanipäev tuleb ja läheb samuti nagu kõik varasemad. Või sa teed midagi teisiti. Kommentaaridesse kirjuta praegu üks lause, mis algab nii. Sel jaanipäeval ma lasen lahti. Jätka ise. Üks asi, konkreetne, tõene. See on sinu leping, sinu allkiri, sinu märk, et sa olid siin ja sa kuulsid ja sa otsustasid, et see aasta on teistsugune. Kommentaari kirjutamine tundub väike tegu, aga väike tegu konkreetsel hetkel loob reaalse jälje. Ja see jälg meenutab sulle 21. juunil, mida sa lubasid. See on sinu ankur. Ära lahku siit ilma seda kirjutamata. 30 aastat on pikk aeg, aga siin me oleme. Sina ja mina. Täpselt sel hetkel, mil see aken on avatud. See ei ole juhus. Universumis ei ole juhuseid. On ainult mustrid, mida me kas näeme või ei näe. Sa nägid mustri täna. Sa said teadmise täna. Sa said instruktsiooni täna. Jaanipäev on iga aasta. Aga see jaanipäev, see spetsiifiline energiasignaal, see 30-aastane laine on ainult üks kord. Ja see üks kord on praegu. Mine valgesse öösse. Süüta tuli. Lase lahti. Kutsu sisse. Sinu elu teine pool algab täpselt siit. On märke, mida universum saadab sulle ainult siis, kui sa oled ühenduses. Oled sa kunagi kogenud, et mõtled kellestki ja too inimene helistab mõne minuti pärast? Oled sa kogenud, et vajad midagi konkreetset ja see ilmuks su ellu otse kui iseenesest? Õige inimene, õige info, õige võimalus. Oled sa kogenud, et kõik tulesid on rohelised? Parkimiskoht ootab, järjekord puudub. Täpselt sel päeval, mil sa oled sisemiselt kerge ja avatud.
need ei ole juhused. Need on sünkronisatsioonid. Märk, et su sisemine sagedus on haakumas välismaailma struktuuriga. Carl Gustav Jung, Šveitsi psühhiaater, kirjeldas seda nähtust mõistega sünkronistlikkus. Tähenduslikud kokkutagised, mis ei ole põhjuslikult seotud, kuid kannavad selget sõnumit. Iidses Eesti maailmapildis nimetati seda teisiti, kuid tähendus oli sama. Kui inimene on kooskõlas looduse ja oma sisemise jõuga, siis maailm kohtub temaga poolel teel. Jaanipäev ei tekita sünkronisatsioone kunstlikult. See avab seisundi, milles inimene on vastuvõtlikum, milles ta märkab, milles ta on piisavalt vaike, et kuulda seda, mis on kogu aeg olnud kohal, kuid mille peale argipäeva müra on ladestunud. Mida sina oled viimase aasta jooksul märganud? Milliseid märke oled ehk tähelepanuta jätnud, sest olid liiga hõivatud? Jaanipäeva öö kannab endas veel ühte kihti, millest keegi avalikult ei räägi. See on esivanematega ühenduse kiht. Eesti rahvausundis oli see täiesti loomulik osa jaanipäevast. Esivanemad, need, kes on lahkunud, olid sel ööl kõige lähemal elavatele. Mitte kummitustena, mitte hirmsate kujudena, vaid lihtsalt lähedal. Nagu sein nende maailma ja sinu maailma vahel on õhem. Tänapäeva teadus ei räägi esivanematega ühendusest, kuid ta räägib millestki, mis on funktsionaalselt sarnane. Pärandtrauma töötlemisest. Kui sa töötad teadlikult oma esivanematelt pärandatud programmidega, need tunnistad, need nimed, need vabastad, siis su keha ja su vaim muutuvad selles töös. Mitte sümboliliselt, mõõdetavalt. Terapeutilistes uuringutes on dokumenteeritud, et inimesed, kes läbivad süstemaatilise protsessi oma perekonna ajaloo mõistmiseks ja integreerimiseks, raporteerivad kroonilistest füüsilistest sümptomitest, ärevusest ja lagunemisest, paranemist tunduvalt sagedamini kui kontrollgrupid. See protsess ei pea olema pikk ega keeruline. See võib olla üks hetk, üks teadlik pöördumine. Jaanipäeva öö on selleks ideaalne hetk. Istu korra lõkke ääres ja räägi sisemiselt neile, kes on läinud. Tänades, tunnustades. Luba lahti see, mis neilt päriti ja mis enam ei teeni. See ei ole müstika, see on psühholoogiline tervendamine, riietatud iidse vormi sisse. Milliseid harjumusi, hirme või piiranguid oled märganud endas, mis ei tundu sinu omad, vaid nagu oleksid need kuhugi sisse programmeeritud juba enne sind. On 7 asja, mida jaanipäeva aknas ei tehta. Mitte seetõttu, et keegi keelas, vaid seetõttu, et need 7 asja sulgevad täpselt selle kanali, mida sa tahad sel ööl avada. Mõista mehhanismi ja sa mõistad, miks reegel eksisteerib. Esimene. Ära vaidle sel õhtul. Vaidlus tõmbab su tähelepanu väljapoole, teise inimese argumentidele, oma kaitsepositsioonile, võidule või kaotusele. Selle öö energia vajab sissepoole suunatud tähelepanu. Mis iganes vaidlus vajab lahendust, lahenda see enne jaaniõhtut või pärast. Selles aknas hoia oma fookus endale. Teine. Ära joo alkoholi enne rituaali. Alkohol ei löögasta, see tuimastab. Ja tuimastus on täpselt vastupidine sellele, mida see öö vajab. Sa vajad tundlikku keha, mis tunneb ja registreerib. Mitte tuimestatud keha, mis laseb kõik läbi ilma jäljeta. Pärast rituaali on su valik. Enne hoia kanal puhtana. 3. Ära kanna sel ööl teiste inimeste muresid. Kui keegi räägib sulle oma probleemidest, kuula lühidalt ja suuna fookus tagasi oma enda olekule. See ei ole egoism, see on tarkus. Sa ei saa anda sellest, mida sul endal ei ole. Ja sel ööl on su ülesanne täita ennast,
mitte kulutada. 4. Ära vaata ekraane selle 3 tunni jooksul, mil portaal on kõige avatum. Ekraanid, telefon, teler, arvuti viivad su tähelepanu hääle keskkonda, mis on teiste inimeste loodud. Sel ööl sa tahad kuulda oma häält, mitte teiste lärmit. 3 tundi. Ainult 3 tundi ilma ekraanita aastas. Kas see on liiga palju paluda? 5. Ära tee suuremaid otsuseid alkoholi mõju all sel ööl. Jaanipäeva öö tunded on tugevad ja tõelised, kuid nad on ka suurendatud. Otsus, mis tundub sel ööl absoluutselt kindel, võib hommikul näida teistsuguselt. Lase tunnetel olla. Kirjuta need üles. Aga suuremad lepingud sõlmi ratsionaalsel hommikul, mitte emotsionaalselt võimendatud öösel. 6. Ära jää sel ööl üksi, kui sa ei ole selleks teadlikult valinud. Rituaalne üksindusel on oma koht. See on teadlik valik. Aga üksindusel seetõttu, et sul ei ole kellega olla, on täiesti teistsugune energiasignaal. Esimene avab, teine sulgeb. Teadlik üksindusel koos kavatsusega on võimas. Tahtmatu üksindusel ilma kavatsuseta süvendab isolatsiooni. Tead vahet ise. 7. Ära jäta rituaali lõpetamata. Kui sa alustad, vii see lõpuni. Pooleli jäetud rituaal tekitab lahtise energeetilise otsa. Kavatsus, mis ei saanud lõpetamist. See ei ole ohtlik, aga see on ebatõhus. Kui sa otsustad teha rituaali, tee see algusest lõpuni. 3 sammu. Maandamine, vabastamine, külvamine. 3 lõpetatud sammu on 100 korda võimsam kui 10 alustamata protsessi. Millised neist 7 punktist resoneerisid sinuga kõige tugevamalt? Kumb tabas? Nüüd räägin sulle sellest, kes sa saad olla pärast seda ööd. Mitte kes sa tahaksid olla, vaid kes sa saad olla, kui kasutad seda, mis sul käes on. Inimene, kes on läbinud teadliku jaanipäeva rituaali, ei muutu üleöö teiseks inimeseks. Aga tema sisemine koordinaadisüsteem muutub. Väike nihkumine ajahetkel, mil energia on kõige tugevam, tekitab erineva trajektoori. Ja erinev trajektoor tähendab aasta pärast täiesti teistsugust asukohta. Kujuta ette laeva, mis lahkub sadamast. Kui selle kurss muutub 2 kraadi, siis sadama juures on vahe peaaegu märkamatu. Kuid ookeani teisele poolele jõudes on see laev hoopis teises sadamas. 2 kraadi. 1 teadlik samm. 1 rituaal. See on see, millest räägime. Inimene pärast teadlikku jaanipäeva teab ühte asja, mida ta varem ei teadnud täiel määral. Ta teab, et ta on valikute autor. Mitte asjaolud, mitte teised inimesed, mitte eelmised põlvkonnad. Tema. Ja see teadmine, mitte intellektuaalne teadmine, vaid kogemuslik, kehasse talletatud teadmine, muudab kõike. Ta ärkab erinevalt. Ta otsustab erinevalt. Ta reageerib provokatsioonile erinevalt. Mitte seetõttu, et ta on paremaks saanud, vaid seetõttu, et ta on murdnud ühe automaatse ahela, mis varem töötas alateadlikult ja kordas vanu mustreid. Tõeline muutus algab alati ühest momendist, milles inimene ütleb, see on piisavalt. Mitte vihaga, mitte meeleheitega, mitte suurte sõnadega avalikul laval. Lihtsalt sel rahuliku selgusega, mis on võimsam kui kõige kõvem karje. See on piisavalt. Seni nii, edasi teisiti. Seda momenti ei saa planeerida. Seda ei saa tellida. Aga seda saab kutsuda. Jaanipäev on kutse,
See öö on kutse. See video on kutse. Kas sa vastad? Vastus ei ole kommentaaride kirjutamine, kuigi see on hea algus. Vastus on see, mis toimub sinu sees, sel hetkel, siin ja praegu. See tunne, et midagi on nihkunud. Et sa ei ole enam päris see sama inimene, kes alustas seda videot vaatama. Märkad sa seda nihkumist? Kuula mind nüüd väga hoolikalt. See on kõige olulisem osa kogu sellest videost. Kõik teave, mida sa täna kuulsid, ajaloost, teadusest, rituaalist, epigeneetikast, portaalist, märkidest. See kõik on ainult kontekst. Kontekst on oluline, sest ilma kontekstita on instruktsiooni ainult tühjad sõnad. Aga kontekst ise ei muuda midagi. Seda, mis muudab, on üks konkreetne tegu. Üks samm. Üks hetk, kus sa ütled jah. 21. juunil on sul 3 tundi. 30 aastat oodanud 3 tundi. Kas sa kasutad need? Enamik inimesi ei kasuta. Mitte seetõttu, et nad ei tea. Sa nüüd tead. Enamik inimesi ei kasuta seetõttu, et neil on harjumus lükata edasi. Järgmine aasta teen paremini. Siis, kui tingimused on paremad. Kui mul on rohkem aega, rohkem energiat, rohkem kõike. Aga tsükkel ei oota. 30 aastat möödub. Ja siis on küsimus. Mida sa tegid sel hetkel, mil sul oli võimalus? Inimesed, kes elavad sümboolselt. Need, kes teavad, kuid ei tee. Nad elavad elu, mis on täis potentsiaali, kuid tühi tegelikkusest. Neil on vaatamata kõigele alati tunne, et midagi jäi tegemata, et midagi jäi ütlemata, et midagi jäi olemata. See tunne on spetsiifiline. Sa tunned seda kehasse, rinnus mõnikord või kurgus. Kerge raskus, mis ei ole täiesti valu, kuid on pidevalt kohal. See on mitte elatud elutunne. Vana Eesti vanemad ütlesid, mida täna tegemata jättis, seda järgmine talv ei kanna. See ei olnud kurjus ega otsus. See oli lihtsalt looduse seadus, mille nad olid põlvkondade kaupa jälginud. Seeme, mis ei ole mulda pandud, ei kasva. Kavatsus, mis ei ole teoks tehtud, ei täitu. Aga seeme, mis on pandud õigel ajal, õigesse mulda, õige kavatsusega, see kasvab. See kasvab isegi siis, kui sa unustad selle. Isegi siis, kui sa kahtled. Isegi siis, kui talv on pikk ja külm. Sest seeme ei vaja su pidevat tähelepanu. See vajab ainult, et sa paneksid selle mulda. Jaanipäev on sinu koht ajaloos. See tundub suure sõnaga, aga see on täpne. Iga inimene, kes sel ööl teadlikult seisab lõkke ees, kes teadlikult laseb midagi lahti, kes teadlikult kutsub midagi sisse. See inimene panustab millessegi suuremasse kui tema enda elu. Ta jätkab ahelat, mis ulatub 1000 aastate taha. Ta ütleb, ma olen siin. Ma olen ärkvel. Ma tean, kus ma seisan. Ning see, kes tuleb pärast teda, ta tunneb seda energiat. Mitte abstraktselt, vaid päriselt. Lapsed kasvavad üles vanemate läheduses, kes on läbinud teadlikud üleminekud. Ning nad kasvavad erinevalt. Nad on kindlamad, avatum, vähem hirmul. Mitte seetõttu, et vanem rääkis neile midagi, vaid seetõttu, et vanem oli midagi. Sinu tegu sel ööl ei ole ainult sinu jaoks. See on ka kõigi jaoks, kes tulevad pärast sind. Mida sa tahad neile edasi anda? Nüüd on õige aeg. Sa oled kuulnud kõike, mida sul vaja on teada. Sa oled saanud instruktsiooni. Sa tead, mida teha. Sa tead, miks see töötab. Sa tead, mis on kaalul.
ainus küsimus, mis on jäänud, on see, kas sa teed seda? Mitte perfektselt, mitte kõigi rituaali elementidega, mitte kõige ilusama lõkkekohaga. Lihtsalt, kas sa teed seda? Isegi 3 minutit teadliku kavatsusega õues seistes on rohkem kui 0. Isegi üks kirjutatud lause on rohkem kui tühjus. Isegi üks hingamine, milles sa ütled täpselt ühele asjale lahti, on rohkem kui aasta automaatpiloodil. Alusta väikesest. Tee üks samm. Vaata, mis juhtub. Seejärel tee järgmine. Kirjuta kommentaaridesse praegu. Sel jaanipäeval ma lasen lahti ja jätka ise. Üks asi. Täpne. Tõene. See on sinu leping selle öö ja selle tsükliga. Sinu allkiri. Sinu märk, et sa olid siin. Kuulsid ja otsustasid, et see aasta on teistsugune. Kes kirjutab, saab ka vastuse. Mitte minult, vaid iseendalt sel hetkel, mil sõnad ilmuvad ekraanile ja muutuvad päriseks. Ära lahku siit ilma seda kirjutamata. Mine valgesse öösse. Süüta tuli. Lase lahti. Kutsu sisse. Sinu järgmine peatükk algab täpselt täna öösel.